ma vaatasin oma blogi statistikas, et väga palju vaatajaid on Ameerikast. Miks peaks üks ameeriklane mu blogi vaatama? Ja siis ma tulingi selle peale, et need peaksid vist olema ikka raamatumüügitegelased, kes mu blogi vaatavad. Ja kõige rohkem vaatavad nad postitus nimega Miks me raamatumüügi pooleli jätsime. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et kas need on need raamatumüügi inimesed, kes mõtlevad raamatumüügi pooleli jätta või need, kes on juba pooleli jätnud või siis kolmandaks just for fun, nad vaatavad lõpu pärast pühapäeviti või siis nädala sees. Aga te olete siis pahad lapsed, sest nädala sees ei tohi midagi fun'i vaadata. Ja siis ma mõtlesingi teha postituse, kuidas Ameerikas ellu jääda. Nendel, kes plaanivad raamatumüügi lõpetada või need, kes lihtsalt on Ameerikas raamatumüügi töö tõttu. Ja, nii et kui te olete sellest teemast huvitatud, siis vaadake edasi. Esiteks, kuidas Ameerikas ellu jääda, kui sa teed raamatutööd? Sa pead olema usaldusväärne, kohusetundlik, töökas, mitte rääkima oma roommate'iga mingist halbadest asjadest. Sa pead olema tahtejõuline, sõbralik, mis veel? Rõõmus, kogu aeg rõõmus. Mitte mõtlema negatiivseid mõtteid. Ära mõtle kodus, ära mõtle oma emast, isast. Ära vaata mingeid loomapilte oma koduloomadest näiteks. Ära vaata oma pilte boyfriendist, ära kuula romantilisi muusikat või siis väga kurbasi lugusi, näiteks Ed Sheeran, jäta kohe maha. Või Michael Bublé või siis Beyoncé is good, sest see on siuke energiline. Justin Bieberit sa võid ka kuulata, jaa, aga mitte vist neid love lugusid, ma arvan. Tegelikult seda pole öelnud, kas Justin Bieber kuulub ka nende juurde. Sa pead joonistama kaarte, sa pead vaatama, kuhu sa järgmisel päeval lähed. Õhtuti sa pead rääkima manageriga, hommikuti pead rääkima manageriga. Pühapäeval ainult tegeled fun'i asjadega. Facebook pane kinni, Instagram pane kinni, Twitter pane kinni ja iga hommik käid duši all. Need ongi vist need punktid, põhilised punktid, mida sa pead jälgima. Muidu manager saab väga vihaseks, kui ta kuulab. Ja kindlasti kõige tähtsam asi, 30 demo. Sa tead, millest ma räägin, 30 demo. Ja miks sa ei ole nädal aega müünud, ütle mulle seda, miks sa ei ole. Sellel peab kindlasti mingi hea põhjus olema ja kui seda põhjust ei leita, siis sa jääd oma roommate'ist silma, sest mingi kala on seal sees. Ja kui sul on mõte lõpetada raamatumüük, siis mida sa peaksid tegema? Kindlasti ütlema seda oma managerile, sest ilma talle ütlemata sa ei saa sealt kunagi ära. Kui kõik on juba lahku aetud, siis sa pead kirjutama kirja work and travel programmi siis. Kirjutad meile, et sa tulid ära, mida teha nüüd, what to do? Ja ütled, sa oled seal, siin, bla bla bla. Ja et sa otsid tööd, et sa tahaksid Ameerikasse jääda, kui sa tahad jääda või sa ostad uued piletid koju. Aga kui sa tahad Ameerikasse jääda, siis küsid tööd. Kas neil on sulle tööd pakkuda? Ja nad kirjutavad sulle päris kiiresti vastuse tagasi, et sorry või jaa, meil on sulle tööd pakkuda selles rajoonis, kus sa täpselt elad. Või siis nagu meil juhtus, et meil ei ole Utah's sulle tööd pakkuda. Peaksid siis minema kas New Yorki või Texasesse, kuhu iganes, kus nendel on tööd pakkuda sulle. Aga kui neil ei ole tööd pakkuda, siis sa pead ise tööd otsima minema. Sa käidki küsimas iga töökoha juures, kus sa võiksid tööd teha, küsimas, et hi, how are you? Ja küsid, et kas nendel oleks tööd pakkuda sulle augusti lõpuni siis. Ja siis nad vastavad sulle maybe, maybe not. Täida CV seal internetis, küll me võtame ühendust. Ja nii see käibki see tööotsing. Ja mis sind Ameerikas elusana hoiab, on see, kui sa oled avatud ja sa oled sõbralik inimesse vastu.
ja see aitab ka, kui sa oled õigel ajal õiges kohas. Nagu mul vedas, et kui mu tööpäev lõppes, siis ma nägin, et mingi karneval on seal, läksin sinna ja hakkasingi lihtsalt inimestega rääkima. Ja nemad olid ka nii rõõmsad, et oh my god, et on Estoniasse ja tutvustas talle. Ja siis meist saigi üks tore squad, suve squad ja siis me hängisimegi koos ringi ja siis me saime uute sõpradega tuttavaks. Me küsisime autoparklas, kaubanduskeskuse autoparklas, me nägime, et üks mees, siuke noor, mingi 25-aastane kutt koos väikse tüdrukuga, mingi 6, 7, 8, midagi sellist. Jalutasid auto poole, siis ma olin see, siis me tegime korda mööda, et üks küsis ühe käest ja teine siis küsis teise käest niimoodi. Ja siis ma läksingi küsima mingi Issaka hea. Siin Eestis ma julgeks ealeski nii teha. Aga seal sa oled lihtsalt julgem. Ja küsisimegi, et kas oleks võimalik meid koju visata, et me elame seal ja et meil ei ole millegagi sinna koju sõita. Ja siis oligi, alguses ta arvas, et me küsinud raha, et mingi hakkas seal rahakotis. Ma mingi, ei, et kas saaks meile küüti anda, et koju sõita. Ja siis ta oligi, mingi, okei, viin ära. Meil nii vedas ja tänu talle me saime tuttavaks veel teistega ja meie suvi oligi super ja sa saadki peale suve öelda, et see oli su parim suvi. Sest nüüd sa mõtled, et see raamatumüük said tehtud, tulid ära, mida iganes, aga sul oli sees nii lahe suvi. See praegu Eestis olles, see teine suvi siis peale Ameerikat on nagu ikka täiesti tavaline, nagu see on olnud. Töö, puhkamine, töö, puhkamine, vihma sajab, natuke päikest suleb seal kuskil, pilved, päike. Aga Ameerika on ikka, nii tahaks tagasi minna. Ja ma soovingi teile väga palju edu. Hoidke positiivset energiat oma ruumeediga või siis kui sa oled üksinda, sa leiad endale sõpru, sa kindlasti leiad omale sõpru, sellepärast Ameerika on nii suur lai ja nii palju inimesi ja nad kõik tahaksid sinuga sõbraks saada, sest sa oled hoopis teistsugune inimene neile ja nad küsivad su käest hästi palju küsimusi Eesti kohta, milline sa ise oled, miks sa siia tulid raamatuid müüma ja soovingi teile kõike head. Hoidke Eesti lipp kõrgel ja näeme varsti siin Eestis. Teil on jäänud ainult 1,5 kuud. Ei, 2 kuud. Teil on 2 kuud aega, et lõbutseda ja elu nautida. Ja kunagi mõelda, et vot see 2016 suvi oli lahe. Kui teil on küsimusi raamatumüügi kohta, elu kohta Ameerikas, kuidas, miks, kellega, siis küsige. Ma olen täiesti avatud ja mulle meeldib vastata neile ja rääkida, kuidas tegelikult seal on.